Nii, kevad tuleb meil täie hooga. Et juba on tahtmine näpud mulda panna ja seda me oleme siin Angletooriumis juba teinud ka, et oleme istutanud juba kasti priimula ja hyatsindid. Aga kui kevad tuleb, siis kehal on ka tahtmine natuke tervislikumalt toituda ja selle tõttu me teeme siin ühe siukse kerge söögi, mis on siis salat, kuhu me paneme sisse punapeeti, rukolat, kodujuustu ja maitsestame. Nii, ja mul on appi tulnud siin arvas Krista, kellel on juba põll ees. Mina panen ka kohe põlle. Ja siis hakkame tegutsema. Ja kõigepealt võtame need punapeedid, mis me siis siit kotist välja lõikame. Ja loputame ära. Nii. Aga sa saadki seda teha. Nii. Annan sulle käerid. Ja peet on siis kasulik toiduaine ja võtan appi ühe lehekülje, kus ma siis loen ette punapeedi kasulikkus. Et teada on, et ta sisaldab rauda palju, et ta on nagu verele hea, aga nüüd siis selline lehekülg nagu toitumistarkus, teadmised, mis toidavad tervist ja punapeed kui ravim köögivili. Peedis sisaldub märkimisväärselt mineraalaineid. Nii korraks, ise peab pikalt tegema. Nii. Pane nad siia, et korraks lõputad sellest ja peedimahlast, et me ei määri väga. Sisaldab märkimisväärselt mineraalaineid, kaaliumi, magneesiumi, fosforit, koobaltit, joodi ja rauda. Vitamiinidest siis paljusid B1, B2, B2 ja C-vitamiini. Nii, ja muidugi peab peeti hindama ka tema flavonoidide, vees lahustuvate punaste värvainete poolest. Need on tugevad antioksüdandid, mis kaitsevad keharakke. Punapeet maitseb magus, sest sisaldab umbes 10–12% suhkruid, põhiliselt saharoosi. No vot, nii. Ja need on meil peedid siin ära loputatud. Ja me kasutame siit, vaatame kui palju me kasutame. Nii. Ja nii. Ja lõikame niimoodi. Sellised suuremad tükid. Seene tuli keedupeet, eks aurutatud peeti ka müüakse. Mõlemad on head. Nii, armas Krista, sa saad selle rukolapaki lahti lõigata vääripealid seal. Ja siis rukkolaga teeme niimoodi. Rukkola on teada tuntud maitsev lisand igale poole salatitesse. Hästi hea vürtsika maitsega ja sobib kevadisse ime hästi. Ja need me näpsime siia peedi juurde siis lihtsalt ka pooleks rebid. Ja. Ja mitte pisikesteks, juba pooleks umbes niimoodi, et nad ei oleks nii pikad. Et ei pea väikesteks tükkideks. Minule väga rukola maitseb. Kui hea lõhn. Nii, ja siis üks veel.
Nii, ja siis me paneme siia peale nüüd kodujuustu natukene. Nii. Ja võib-olla aitab ka praegu, et siis nii kausikene hakkab meil täituma, et siis me saame kergelt siin ja mõni peete päris suur, aga kõik on hea. Nii. Kastmesse me võtame siis veidikene õli, meil siin saabki pudel kohe tühjaks, et kasutame Kalevi extra virgin oliivõli, ekstra vääris oliivõli. Paneme seda nüüd. Just. No nii. Nii, jah. Ja siis pikistame siia sidrunimahla sisse. Nii pane need sinna. Nii kevadist hapusust. Nii. Nii, võib-olla natukene siis veel. Nii, ja oleme siia peale. Ja segame siis nüüd kergelt läbi. Panen, aha, seal. Ja siia sobib ja mingeid seemneid panna. Kõrvitsa seemneid, päevalille seemneid. Nii, ja sa võid avada juba nüüd selle kodujuustu karbi ja paneme siia veidikene siis peale. Lõhnab hästi. Ja kodujuust on siis väga kasulik valguallikas. Ja ta on kergesti omastatav, et selle tõttu on kodujuustu väga kasulik süüa ja hommikut alustada näiteks sellega, et seda jätab ka sellise hea täiskõhutunde, et ta pidavat mõjuma niimoodi. Et isegi parem on alustada kodujuustuga hommikut kui pudruga, kuigi puder on ka väga kasulik ja mina armastan mõlemaid. Meie armastame, me oleme siin seda kodujuustu nüüd ka degusteerinud erinevaid sorte, teades, et see on kasulik. Nii. Aha, see kodujuust on nüüd selline küllaltki vedel, et natuke nõrutame seda. Kergelt segame, et kõik paistaks välja. Aitabki. Nii. Nii, ja see salat on meil valmis. Ja sellele maitsvale, kevadisele ja kergele salatile me pakume juurde veel kiivit. Ja kiivi me lihtsalt lõikame lihtsal moel pooleks. Ja võtki ilus kollane kiivi. Nii, ja serveerime sellisel moel, et väga lihtne on teda siit lusikaga siit koore seest süüa. Panen lusikaga siia juurde. Ja kiivi on siis ka meil väga väärtuslik puuvili. Loen siit Postimehe leheküljelt nüüd paar rida, et kiivid on vitamiinipommid, sisaldades rikkalikult foolhapet, kaaliumi, kroomi ja E-vitamiini, mainimisväärselt magneesiumi, fosforit ja kaltsiumit. Ja C-vitamiini on just väga ohtralt ja väga palju kiudaineid, et 2 kiivit annab sama palju kiudaineid kui 1
kreip, 2 korda enam C-vitamiini kui üks keskmine apelsin ning vähemalt sama palju kaaliumi kui üks suur banaan. Nii et ja, armastame kiivit. Ja siis ongi meie selline kerge eine valmis. Nii ma sätin selle kiivi siia ilusasti ka, et kõik ilus oleks. Nii. Ja tänan abilist, armsat Kristat. Ja mis muud kui tervist ja elujõudu. See on pisiasi. See ei maksa midagi. Nii. Fotograafile. Kohe. No nii. Siis meie traditsiooni kohaselt, et paljutervist.ee. Palju tervist. Palju tervist. Palju tervist. Suure musta silmaga vaata. Oi, väga hea. Mõnus selline. Ehe 60 on ju. Muidu ta need maitsed leevenevad ära, aga see on kohe ehe. On küll jah. See on nüüd kuusejooks. See on kuusejooks. Ja ingveri maitset on ka tunda, eks ole. Jah, on küll on natukene, jah, leevendab seda ja väga hea. Väga maitseb. Särts. Särts on vaja. Edasimineku särts on. Ja nüüd siis igaüks võtab sealt tahvlikult.